põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Kogu tõde kuulutavad Eigo Kaljurand, Kaarel Täll ja ekspert Andres Ooper. Avavile annab Olipet. Ja tervist. Eelmisel õhtul Moldova ja Eesti pidasid valikmändu, kus siis 5. minutil jäi Moldova vähemusse, 19. minutil lõi Rasmus Peetson 1-0, 30. Rauno Sappinen 2-0, seejärel Eesti mängija Kevor Palumets sai punase, jätkati 10-10, Nikolasku 1-3, Nikolasku 1-2, Mattias Käit 1-3 ja Reimasov 2-3 ehk Eesti 3-2 võit, eladu, Eesti 3 punkti kirjas. Kui siin eelnevad mängud Moldova ja Eesti vahel polnud eriti väravaid toonud, siis seekord sai väravaid iga rodu raha eest. Ja eks me võtame taaskord siis hinnetega Andres Ooper selle mängu kokku, et saan aru, kus sa seekord mängu vaatasid, mis olukorras, kuidas? Ma olin, kusjuures Viimsis oli, et samal ajal oli Viimsiga trenn ja siis jälgisin. Poisid olid jõusaalis ja meie tegime tööd kontoris. Kuidas see nii on siis, et panete noored jalgpallikoondise mängu ajal trenni tegema? Ja, see oli meil ka küsimus. Kuidagi tuli ära majandada see asi. No mis seal ikka, me pole pika alguse mehed, taaskord võtame rahekesi asja kokku, alustame väravaht Matei Igonenist seekord. Ütleme selline üsna omalaadne päev tal oli, et tegelikult 6 peale lööki tuli vastasel esimesel poolel, kuigi Moldova oli vähemuses, siis nad seal 3 korda kaugelt said, aga edasel midagi ühtegi väga ohtlikku asja ta ei pidanud esimesel poolel ära võtma, kõik olid sellised kohustuslikud püüdmised. Siis, eks ole, tegelikult see väravest Nikolasku oli ära, polnud ka mitte midagi teha, eks ole, värava ees, mees keerab maha, seal on midagi pole teha. Üks tõrje, hea tõrje oli seal 80. minutil kandis. Ja, aga see vist oli mööda minemas. Okay. Ja, aga sai näpud vahele, läks ilusti järgi. Siis tõmmati karistuslöök, eks ole, rist ära. Vot sellest ei saanudki aru, ta oli seal juba. Ta ei näidanud see head kordust, ei näidanud, kas ta tegi selle nõrsu sinna valesti. Et oli ju posti kõrval juba, et seda hüpet ei tulnud kahjuks, et löök oli ka ilusti muidugi. Hinded siis 5 ära hea, 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav. See värahti sellisel päeval ongi keeruline hinnata. Just kui 2 sisse lastud, kumbki poolt otseselt tema süü. Nad ei teinud häid tõrjed, kohustuslikud asjad võttis ära. Jalane mäng oli selline, ei kasutatud seekord eriti. Sul ei olnud midagi kasutada, kahjuks oli mängu iseloom oli selline, et läbi tema mängu ei käinud, ülesehitust ei olnud. Et mõnikord on lihtsalt selline, kus ongi värahti väga raske hinnata, et ta sai ikkagi palli, kui nagu heina kasutatakse nagu rohkem, eks ole. Mängu avamisel siis arusaadavalt Igoneni sellest osast löödi ikkagi, mitte löödi eemale, vaid õige on öelda, et ei kasutatudki eriti, et seal ikka eespool kaitsjad, äärekaitsjad, et ma ei tea. Seal ei olegi mitte midagi halba meelde jäänud, mitte midagi head meelde jäänud, et selle on päris omamoodi. Ja see 2 sisse lastud väravat, aga kõik, mis ütlesid, on tegelikult õige, et raske nagu paneme mingi 4 ära lähme edasi. Jah, täpselt, teeme nii, võit tuli. Kas see karistuslöök ette nurka, ette risti? Mina ütleks, et oli nii hea löök, et väraht ei peagi seda ära võtma. Kas sina ütled, et... Vot mind oli see, et see lõpu, kuna ei olnud head kordus, siis see lõpumoment, et ta oli seal samas kõrval juba, et ta oli liikunud sinna, et miks see seda hüpet ei järgnenud, et kas ta hakkas seal posti kartma või midagi, et kui see hüppe oleks ka olnud ja siis ristnurka, siis veel oleks, nagu ei oleks midagi öelda, aga kuna ta seal seisis ja nii öelda, saatis pilguga seda palli, siis jäi mingi küsimärk õhku ja 3-2 sellisel momendil, see võib, oligi, ka see 2-1 ütleme oli selline, et need võivad olla sellised mängu muutvad väravad, et see võib-olla on väike tõrvatilk meepotis. Aga 4, jah. 4, hea esitus, et ei päästnud, ei teinud mitte midagi halvemaks. Mees, kes oli ikkagi väga silmapaistev tegelikult oma 52 minuti jooksul, et sinna jõuame ka Rasmus Peetson, kohe seal mängu aldus, ma tegin märkmeid, mis oli nagu olulised asjad, eks ole, kuskil seal 15 minuti kandis, eks ole, klaaris olulised seenerutse rastist ja siis on päris hea, või see oligi umbes 17 ja siis sai Eesti sai palli ja siis Enn karjus, et hoidke palli, ei pea tormama, ja siis tuli ülipikk söödusaldo
ülipikk söödusaldo, tõrts ja siis mille lõpetuseks tegelikult Peetson torksas väravast ära, et see on, ütle veel, et treenerid on mõttetud, et see oli täpselt see, et Henn ütles, see oli umbes 1,5 minutite vahe, et Henn ütles, võtke see tempo maha ja ärge tormake, eks ole, Ainsalu Rääsel vist keskväljal palli hakati kiigutama, lõpuks ometi esimest korda kiigutati see värav ära, selles mõttes oli äge. Mis siis veel, aga värav, super, eks ole, värava eest väga hästi luges. Seda ta teeb ka nagu karistuslöökide ajal, et kui ta tuleb seal kaugelt nagu võtab hoo üles ja vaatab seda täpselt seda suluseisu piiri, kuna see löök tuleb, siis ta on sellel nii-öelda suluseisu liiniga ühel liini, et seda ta oskab väga hästi ja sellest on oli väga see Moldova vend oli ikka loll ka, vaata ei läinud kaasa. Vaata see nagu jah, vaata, kõik jälgi ongi, see on see viga, et sa jääd palli vaatama, see ball-watcher nii-öelda ja see väike rikošett muidugi päästis, kas väravat oleks saanud tõrjuda kaugemale, see enam meid ei huvita, et ilusti, aga lihtsalt Peetsonilt tehtud väga hea ajastusega löök ja seal ei olnud suluseisust ja mitte haisugi. Ei olnud jah, et ütleme, et kiidame, et seda olukord lõpuni läks, siis seal, siis ma olen veel sellised asjad, et 25. minutil tegi vastasele haiget, siis 33. minutil tegi vastasele haiget, 35. minutil haaras õlas kinni, võttis kollas ära ja sealt on raudadega põhjus, miks ta 52. välja vaeti. No jah, see oli jah. Eesti oli ühe mehe kaotanud ja sa ei julenud enam Peetsonit hoida. Räägime heast asjast. Tead, algul ma mõtlesin, mul tuli meenus. Henni üks asi, mis ta ütles koondise peatreeneriks saades, et nüüd on see aeg läbi, kui mehed mängivad valedel positsioonidel. Peetson, ta ei mängi koduklubis, ta enam ei mängi nagu äärekaitset liialt tihti, hooti on, eks ole mänginud, et kui see Levadial üle ajas keskkaitses, siis ta mängis äärekaitset, ta nagu pole loomupärane parem kaitse, aga selles mõttes see värav, ta annab juurde, ta need audid miski pärast on, ta leiab kuidagi, see on mingi, ma ei tea, kas kõhutunne või mis asi, ta need audid on ohtlikud, ta ei tee, vaata, tal ei ole mingi 50 meetrine, aga need audidest midagi nagu tuleb. Et sellest ma neist kõik ju hästi. Peetsoni puhul tead ma teist saadet järjest, et kas selline kehtestamine, kas see nagu okei, on see okei või on natuke üle liia? Ei see on tema lihtsalt iseloom, et ta on kompromissitu võitleja ja tõesti annab endast kõik ja arvatavasti tegid treenerid päris hea otsuse selles mõttes, et igaks juhuks ei hakka riskima sellega, sest teades neid vastaseid ka ja nende temperament või nii-öelda teatraalsus, siis ütleme, et oleks võib-olla võinud veel kallimaks meile maksema minna, et see vahetus, ma arvan, oli selles plaanis õigustatud. Aga ma ütlen, et mingil määral ma ise küll tundsin ennast mõtled, et natuke see Peetson annab enda mänguga tooni Eesti koondisele, et see, et ta läheb, annab see keha esimesel poolel. Okei, ta mõlemas mängus sai kiirelt kollas, aga see mingil määral see on nagu, see nagu ongi see võitlusasi. Pigem ma tahaks ka seda näha, et see võiks sütitada ka teisi ja ma arvan, see sütitab ka. Ja päris huvitav, Peetson, ma julgeks öelda, 2-3 aastat tagasi ei olnud selline mäng. Minu see on selle, mis ta seal Levadias liidriks tõusmisega, nüüd on... Enesekindlus, jah, enesekindlus on kasvanud, mängudega kasvab ja nii ta tuleb. Et on, et see on mingi vastas, mingi Moldova, mingi, ma ei tea, tipp-liiga mees või eelmine kord oli tal rõvad vennad, siis ta läheb, annab keha ära, et kurat, et ei ole siin minu äärel. Ja mitte enda lemmikpositsioonil, nii et tundub, kuigi ega ma küsinud ei ole, kas see on, mis ta lemmikpositsioon, äkki ongi. Äkki on seal Levadias, kurat, ma pean keskkaitses turravad. Aga üldiselt kiidame, et võeti välja tema nii kaua, kui platsil oli seis 2-0, ta oli löönud värava. Mina alla 5 ei saanud, et see, et ta välja seal kollas, see on juba spekulatsioon, äkki oleks teise võtnud mitte. See oli treeneri otsus, või paneme 5- selle kaartidest taha, ei pane. Ei ole vaja panna. Paneme 5, super, värav, Elagu, Peetson ja väga äge. Tema asemel tead, kes sisse tuli, Joosep Saieste. Mõnikord ma mõtlen, et ma olen selline kõva jalgpallispetsialist. Ma ikka nagu tunnen ära, kes peaks kus olema. Et salist, et ma ütlesin, et salist, et tahaks näha. Võtaks sõnad tagasi, võib-olla ei oleks tahtnud näha. Et läks siis vasakkaitsesse Saljaksiste, esimene värav Moldoval. Nikolescu pööras tema pealt maha ja teine värav oli ka, et sulle vist oli Nikolescu vastu tuli see viga. Et selle on suure tuhed. Kaks selles mõttes väga olulist või eksimust, et selles mõttes... Jah, keerutati 2 korda tema pealt maha. Ja me oleme tõrre, eks ole, selline tipptase või tippliiga ründe näitas Eesti liiga
mehele, kuidas asjad käivad tipptasemel, eks ole, et noh, ja mis natuke võib-olla mind ka nagu jäi silma, oli sellised palliga auti jooksmisi või sellise palli, oli, eks ole, natuke, et üritas, tegi, aga noh. Seda eksisid seal mõned teised ka, seal oli ka Schönning Larsen oli seal, et kui on 5 meetri sööted arusaamatul kombel järsku läheb, sa söödad lihtsalt auti, et neid selliseid eksimusi mingitel hetkedel tuli sisse küll nagu üllatavalt palju, et just jälgida vastaseid, et vastase sööt liigub ilusti mööda maad, isegi sellel kehval väljakul, et tahaks nagu seda söödukultuuri küll, et see oleks meil nagu noh, tõuseks, et aga siin saavad mängijad ise selle jaoks ära teha, et jah. Paar head tacklingut tegi ka, eks noh, selles ei saa öelda, et nagu selliste tuli pilti, et tegi ainult jama, eks kindlasti mitte. No jaa, aga need kaks oleks võinud lõpuks väga kalliks maksma minna. Et 2-1 seisul me kaotasime kogu selle asja ära ju tegelikult. Mis see selgelt sina ründaja olnud, see, kuidas see esimesel väraval ära neeras, oli see nüüd ründaja osa või salist ise ikka läks natuke liiga uljalt sinna? Ei, kindlasti liiga uljalt, aga no ründajalt hea tegutsemine, ründaja võttis selle, mis pakuti talle vastu, see kontakt ja see tunne, et sa saad sealt maha pöörata, see jah, sa ei pea seal minema palli võitma, ütleme siis nii, et ole ees, ole mängija ja siis nii-öelda värava vahel ja sa ei pea seal palli minema võitma, et see on jah selline natuke rookie mistake, ütleme nii. Ja see karistuslöökus tuli, eks ole, seal oli täpselt sama, et miks sa seal tirid ja tõmbad kasti lähistel Lendon karistus alas väljas näoga oma värava poole, et selliseid asju, sorry, aga vot sellistel tasemetel juba me võime öelda, kõrgemal veel karistatakse veel hullemini ära, aga hullemini ei saa, kui lüüakse ära. Ütleme nii oligi. Kui siin Eesti meistriliigas seal oleks vastas olnud, noh, kelle me võtame siis, et kese maha või Virgo Allik võib-olla ei oleks ära pööranud. Tema on päris kiire, et võib-olla isegi tema pööraks. Igan see oli jama, et selle siit kats ära minu lemmik Joosep Saliste siis. Kaks mängu järjest on minu lemmikud olnud väga rehvad. Baskotši keskkaitses kaks oli jah Salistel. Baskotši no ütleme kasvab ja kasvab, ütleme, et see on tema positsioon, et ta nagu kontrollib seda asja päris hästi minu silmis ja see kiirused asjad, mille noh, ta saab hakkama kõigega. Ma ütleks ka, et noh, ma teen nüüd Baskotši ja Kruusk paar, ma teen nüüd kas ma olen kindlad, et Karol Mets tervenedes on tagasi, sest Baskotši ja Kruusk paar et sa pead nagu kellegi luks probleem, et sul on siis Tamm ja sul on praegu Mets ja tegelikult on Peetson sinna kohale veel on kui jah, et jah, et ütleme, et ei olnud mitte midagi halba kuni selle, noh ütleme, võib-olla okei, et see oli loll olukord lihtsalt, et see Moldova avavärav tuli, eks ole, et noh, tema rikošetist sealt, aga seal ei olnud ka tema süü, eks ole, et see rikošett sinna rutkus pall, noh, sai jalad vahele, suutis klaarida, seal üks hästi hea olukord, mis võttis minust korku, oli see, et seal vist oli nii, et ta kuskil karistusele ääre peal läks pani jala vahele pallile, pall endast kõrge lõhku, värav ette. Ja ta sealt karistusele joone pealt jooksis sinna värav ette ja klaaris sealt ära, et siis mõtles, et klaarin siit ära, et see trüpsus, noh, see, kuidas ta seda palli vaatab, et noh, ma paneks 5-. Ei, sobib. Et siin mina ütleks ka, et ega ei ole ju kumagi värapuul ei süüdista. Ilma suuremate kommentaarideta tõesti. Miks ma paneks 5-, sest ma ühele mehele tahaks panna veel parema hinde. Märtin Kuusk. Jõhker mäng. Jõhker. Kõige rohkem tuleb meelde see ennast salgav, kus seal pall oli kastis õhus ja ta peaga lihtsalt hüppas ennast salgavalt sinna ette ja no ütleme nii, et selles kohas saada jalaga mingi poolkääridega löögile, noh see on pea võimatu väravahil ära seivida seal, et seal enda noh, tahaks öelda elu, aga oma tervise hinnaga hüppas sinna sellele ette, et see võtaks jälle kokku see sama nagu Peetson, et kes lihtsalt jätab endast kõik väljakule, et see on hea näha ja 2 mänguga väga hea etteasted. Seal üks aps tuli ikka meelde õige, seal oli esimesel poolel ta Nikolescu see peale oli nii vähe, kui vastastel oli, siis see oli ikkagi keskel, ta astus sealt liinist välja ja ta takles mööda ja vastased sai jooksu, et selline üks väljaastumine oli, mis meelde küll, et vaatasid, et okei, Kuusk väikse jama tegi,
aga küsin võtta statistiliselt lihtsalt, kes peapallide võitmine, Eesti võitis kokku 15 peapalli, neist 7-6, 100%, kõik peavõitlused. Kuusk oli kohal, siis pall oli läinud. Mis siin tatlemised, kes kõige rohkem tegi, Kuusk, kes laaris kõige rohkem palli kastist ära, Kuusk, et okei, see natuke mängu iseloomust käes, pall lihtsalt jõudis sinna ära see, et Kuusk igale poole jõudis, see on, et kes võttis söötajigi rohkem vahelt ära, Kuusk jadas, et see väike piirajana, ma räägin. Mõlematele võib seda anda siis. Et Kuusel mina annaks küll sel korral vii ära, et oli täitsa okei. Shenin Larsen, 18 minut, kui ütles Jürgen enne, et hoidke palli, ei pea tormama, siis kõik läks mäng läks üli ümaraks, kõik keerutsid ja siis Shenin Larsen oli, et perse käh, ma võtan selle palli, lõitan sisse ja löön peale. See mõttes okei, lõik oli kehv, aga see otsustavus, oli otsustavus, selles mõttes, et seal ta oleks võinud lükata raasalt tagasi ja ma oleks võinud veel seal minuti keerutada ja mitte keegi tee. Aga see oli see asi, okei, ma saan aru, see on tema ülesanne sealt minna, aga see oli otsustavus. Ma lähen sellest enda meest mööda, ma lähen löön peale. Ja sealt tuli see rikosset, sealt tuli värav. Millalgi võttis veel seal, eks ole, julgelt löögi lõi täiesti mööda, aga vähemalt võttis. Ja olen nõus, et mingid sööduapsud tulid sisse, mida ei peaks olema, aga paneme selle väljaku veaks siis, et minust isegi paremal mängis paremini kui seal vasakul, ütleme nii, aga jah, see sisse minek ja peale löök, see oli tõesti otsustav tegevus ja kui me ei löö, siis ei tulegi midagi, ei tule rebound, ei tule neid rikošette, mis tulid, et selles mõttes seda on vaja, et võetakse konkreetselt ette ja ütleme, tõusvat äärekaitset, eks kindlasti keeruline võtta, eriti kui nüüd sul on veel üks vähemuses. Ja pluss sel korral jäid meelde ka tema need kaitses mingites kohtades, mõni natuke oli sellest rohkem otsustavust või palli peal minekut. Tähendab, et ütleme nii, et tema puhul, minule Shenin Larseni puhul natuke on ikkagi, on mängud, kus on näha, et see klass käib üle jõu ja on mängud, kus see klass on jõudnud sinna tasemel, et ta see oli nii-öelda omasugustega. Ja täpselt, see oligi mäng omasugustega ja seda oli kohe oli ka selles mõttes näha, et oli täitsa ilus see asi, et pole mitte midagi öelda, et sina võid hinda anda, ma vaatan, kus tal see vastas olnud mees. Klutši mees oli vastas tegelikult, tema äärel esimesel pool. Ei, jätame need hinded ikka sulle, et ma võin siin parandada neid üles. Paneme 5 väikse miinusega, ma olen heast tööst täna, et selles mõttes, et hea küll. Mul meeldis mis siin ikka, täpselt, et assist siiski tänu sellele löögile ja asjadele. Las ta olla. Jakovlev. Esimene asi, ma tegin märkmeid, ma tegin kuskil umbes täistunnini. Esimene asi, millega ta üldse mul meelde oli see, et kus veerand oli Lenin sõimas teda kaamerasse, et seal käis mingi hääled, mingi kõva sõim, et kuradi tõuse Jakovlev, et ta vajus nii alla seal, selles mõttes, et nüüd võib rääkida sellest Estel ülekaalus 5. minutist 10 minutit ja ei suutnud palli vallata. Seal vist oli seal käisid need jutud asjad, et seal tekkis üldse, ma saan aru, et me oleme ülekaalus ja meil ei ole otseselt kiiret ja nii edasi, aga nii Sinjavski kui Jakovlev, et tegelikult ma tahaks nagu näha neid, ma saan aru, ka meeskonna plaan võib-olla ei ole selline, aga nagu sellised ääreläbimurdeid samamoodi, et millest võiks tulla nurgalöögid, mis oleks jälle meie nagu tugevused võib-olla seal kasti jõudes, nagu, et aga meil ma ütlengi, et kuna mängu iseloom oli selline, siis ei saa öelda, et iga tagasi sööt on nüüd tempo mahavõtmine, et ja seal võib-olla ei olnud, ei sunnitud seal tagant kiirustama. Polnud vaata, tema mäng oleks see võib-olla... Aga tahaks seda üks-ühtesid tahaks rohkem näha, ütlen ausalt. Ta tegi ühe väga hea liigutuse, ta 58 minutil, kui see Sappinen, see üks-ühte. Jah. See oli Jakovlev, geniaalne sööt, selles mõttes oma rastis pikk ette ja oligi selline pikk, oma rasti ees, selline ühe puutel pikk ette. See oli klaarimine, aga kus oli sööduga klaarimine. Ja ta oli söödu klaarimine ja Sappinen üks, tal oli Sappinen maailmse olukord ära lahendada, sulgudes ütleme, et ei lahendanud, see oli super. Ta sai söödu punstiga kirja selle käidi olu värava, eks ole, et selles mõttes ta sai nagu teravalt sealt äärt läbi, aga võttis tempo maha, ja on jälle maitse asi, et kas oleks ideaalist üks minna, teha, võttis see tempo maha, ootas teisest lainest käidi, jäit lainis ära, söödupunkt on selline suhteline, aga
aga ma ütlen, et ma tahaks seda, jah, ma tahaks üks-ühtesid nagu näha rohkem. Aga noh, ma ütlen, et sinna oli ilusaid liigutusi, ma sellest nagu väga, ütleks, et oli nagu tipp-topp, et 87. minutil võeti siis mees välja, sest siis oli vaja hakata juba seisu hoidma, ütleme siis nii. Aga mõnes mõttes nagu teismändu äärest oli ta ikkagi platsil nagu ta kõige vähem palli puutunud vend, et ta natuke nagu peidus ikkagi ja seda sama driblinguid ei tule, et ma päris sellist viite ei saa panna. Kuigi ma ütlen see uuesti, see Sappi 1-1, see oli väga stiilne söötar. Ma ütleks, et see võib-olla 4-. Mina, on väravasööt ja võib-olla oleks nüüd olla rats väravasöötar. Kuidagi mina ootan ikkagi rohkem, ma ei tea miks. Võib-olla ma olen ise loll ja on ootused kõrged. Ma ei tea, et eriti see mäng, et me olime 50 minutit ülekaalus. Võiks olla see mäng, kus sa nagu oled rohkem pildis. Jah, nõus, aga ma ütlegi, et meil vaata, nagu seal oligi kuulda, et ei sunnitud tagant selle kiirustamisega ja ei olnud ka põhjust, ütleme niimoodi, et ja mingiks momendiks olimegi 2-0 ees ka, et seda veel enam on ju. Paar head kaitseolukorda oli ka, ma kiidan, et jooksis kaitsesse. Ja seekord oli see, et jooksis ära. Seda võib ka öelda, et seekord ikkagi näitas oma kiirusega minekut ja asju. Et kui tal oli meetrine edu, siis see jäi meetrise. Või tuli see natuke juurde, aga jah, et ei joostud kinni seekord. Kui ma tegin märkmeid, siis üks mees sai lihtsalt minu märkmetes see sai nagu haigelt, see jutt on Kevar Palumetsast. Teisel minutil üli hästi klaaris kastis, 4. minutil tegi oma esimese vea keskväljal, 5. minutil lendas sellele Nikolescu löögil ette. Seal oli väga ohtlikus kohas, sai see vastaste ründaja, hullult spaadega ette, super liigutus, sealt saigi Eesti kohe poolkirjast, eks ole. Käid sai selle taudlöögi veerandtunnil, kus ta natuke kiirustas, eks ole, seal rasti tänast. Ja see oli, ma just mõtlesin, et meil ei ole päris harjunud, et tavaliselt ta lööbki sellised ära. Kus sai olukorda alguse? Palumets üli hästi võitis palli keskväljal. 10 minutit hiljem veel jälle vastaskaristus lähedal, pool ohtlit tekkis, sest ta võitis palli. Kui Sappi sai kastist heas kohas, kus hakkas see korneri asi, et Sappi vaata sai kastist peale löögile. Palumets andis söödu. Teisest kornerist Palumets sai tegelikult söödu kirja, sest et ülihea. Mis siis veel oli? See Kuusk, peaaegu see värava sealt eest löögile, käsi oli, tähendab, et ta saigi löögile, seal oli paremalt äärelt oli see standard, pall, ülitera, pall taha nurka. Ja Kuusel oli pikk külg. Pikk külg, eks ole. Kes andis Sender? Palumets. Palumets oli seekord standardite andja. Ja 4 minutis tuli see alppuude keskväljal, üliidiootne kollane, sest vastased sai niigi jooksu, eks ole, et sealt poldu võtted. Ja siis 4-7. Ma ei teagi, kas sul jäi mulle, see Raimasov tegi talle putki. Eks ole, see Raimasov tegi putki. Et ta läks tagasi tegema. Ja Palumets langes välja, või see mõttes ta läks joone taha ja esimene asi, mis ta tuli hoode mängu Raimasovile puts pikal ära. Kas läks tagasi tegema? Vot selle peale ma tõesti mõtlen, et mängijad on sellised, kes tahavad tagasi teha. Ma ei näinud ise seda soovi või tahet. Ma ei näinud. Et ta on niikuinii selline ka samamoodi, et läheb vägagi duellidesse sisse. Igas see oli teine kollane punane oli siis. See oli see, et ütleme isegi kui sa seal ei tahtnud nii või väga rumal, sorry, sellel tasemel väga rumal me lasime. Kõik oli meie jaoks nii soodne ja siis me lihtsalt rikkusime ise selle asja ära. Ütleme nii, et Palumets ilma naljata poleks ta see punast võtnud, ma olen veendunud, et ta oleks mu man of the match. Ta oli nagu igal pool. Mingites momentides, juba see esimene kollane, sorry, sellist puudet sellisel momendil. See oli esimene väga halb puude. Aga mingites asjades sa pead nagu teadma ette ikka, kuhu su puude sind viib või mis su selja taga toimub ja nii edasi, et ei saa eksida, jah, võib-olla ühe korra eksid, aga tegelikult ei peaks. Pane see pall käima, ära lase isegi kuhugi lähedale tulla, siis ütleme, ta teab, puude oli kehva, et kas sul oli vaja seal hakata veel teist puudet või ploki siis juba lihtsalt mängija ära, et seal selline mängija kavalus läks, ma ei tea, kuhu kadus ära, et väga rumal esimene, väga rumal teine kollane, et jah, see tõmbab ikka see peab olema 3-. Ma ütlen, et
värava sööt ilus, noh esimese poolel oli, ma ütlen ausalt, et minu meelest oli esimese poolel Eesti parim. Kuni, noh, see üks halb puude ja sealt see, aga noh, see, no, kui sa võtad sellise punase, no see natukene kaardid on Palumetsal nagu, ma ei tea, kas ta noorteloos, ma ei mäleta. Tal on natukene võib-olla jah, et võib-olla selline, ma ei tea. Ta mängustiil on selline, noh, ma ütlen, et ta on nagu osavam Dmitrev, eks ole, see on klaarib möllab, aga kuskil nagu see, et no, võib-olla peaks natukene rohkem enda ümbrusega kursis olema mingitel teatud hetkedel, et sa pead teadma, kas sul on seda aega pöörata ja kas sul on aega teha 2 puudet või pead ikkagi leidma selle toetava mängija 1 puutega, eks see nii on, aga seekord siis sedapsi. Jah, aga ma ütlen, et nii kaua neid oli, kui ta Nunani mängu teelult tagasi tuleb, mina mähest uuesti sisse. Mul selles mõttes ma ei saa mitte midagi öelda. Mulle... No ma ei tea, eelmises mängus Poom oli ka väga okei seal all, Soomets oli väga okei. Et selles mõttes ma ei tea, eks mulle Palumetsa see, kuidas ta, ma ei tea, minu jaoks Palumetsa... Seekord ütleme nii, et 3-2 võite on temale vägagi mulle meeldib see, kuidas Palumets oma rastis kaitseb. Ma ei tea, minu meelest on Eesti, see, kuidas ta jõuab neid olukordadesse, kuidas ta seda aga kui ma oleks 3-2 kaotan, mis sa siis räägiks? No siis ma oleks kahepand. Ma arvan, et siis võib-olla ei oleks sedagi saanud, aga tõesti, me ei saa lubada endale selliseid eksimisi. Mul on omad lemmikmängijad, vaata, ja Palumets on tõusnud mu lemmikmängijad, ikka hoolimata punasest. Ja ma ei taha teda kindlasti, et selles mõttes sellest tuleb õppida, et lihtsalt praegu tulime niimoodi välja sellest, et 3-2 võiduga ikkagi, et õnneks ei läinud kõige hullemini. Jah, Ainsalu, mis ta siis kui see vastaste, ma loen selle nime maha, mulle ei jää meelde, kui vastaste Kojohtšaru sai 5. minutil punase, siis sai Ainsalu ühe pealelöögi kirja, pani 30 meetrit mingi plönni otse väravile sülle, tundus päris arusaamata, miks sealt peale lööma minna. No oota, aga just see Schönning Larsen läks lõid, tuli korsett, nii et selles mõttes ei, neid lööke peab tulema ja tegema, ma saan aru, mida sa mõtled. Siis oli, mingi natuke oli ebatõlasid oma rasti ees, kus seal ühest tuli vist ka Moldoval päris ohtlik peale löök. Ja siis see oli vist pallikaotusest, aga ja siis sai kirja hotisöödu, eks ole, Räidi vära puhul, et tema seal vastane libises keskväljal oli vist ja siis andis saatis selle Jakovlevi äärele jooksu, kui ma nüüd ei eksi, et seda mul mälu põhjal, mis võib olla täitsa vale. Mis siin veel olulised asjad, sööduprotsent ligi 90, et võitis, aga ma ei tea, oli ja nagu ei olnud ka, et siin sa pead Ooper siin kiitma, et ta tegi oma rolli ära, oli okei, rahuldab, mina isegi võib-olla selles mõttes, et silmatorkavad midagi väga, et ei ühele ega teisele poole, ütlen ausalt. Ma mõtlen, et Eesti mängis selline alumine poolik nagu olema peab, et kontrollin üritust. Eesti mängis 43 minutit arvulises ülekaalus, peale löögid jäid vastasele 10, et selles mõttes me ei saa minna nüüd sellesse, et kes viriseb, et see peab rohte võtma, nagu Sottjärvele kuulsalt, et ma nii optimistlik ei oleks, et kui sa ikkagi pool mängu ülekaalus, ma eeldaks, et ka pealöögid on nagu sinu kasutus natukene. Et selles mõttes saada Ainsalu, teda on näha või teda on tunda seal keskväljal. Ma arvan, et oma võimsusega et ta päris hästi seal all nii-öelda on seal keskväljal ja kontrollib, et võib-olla võiks isegi rohkem neid kauglööke tulla ja võib-olla sinna kasti lähistele jõuda, et eriti selles, kus me oleme juba ühega üle, aga see ei olegi tema roll ju. Pigem otsitakse söötu ja ma ütlen, seekord, kui me oleme edu oli on ja esimesel poolel, siis ei olnud jälle seda kiirustamist, ei olnud ka vaja ja kiirelt ettepoole minemist ei olnud ka otseselt. Et võib-olla selle taha jäävad seal sellised tõusmised. Ma ütlen, et selle võib-olla võtab hästi kokku see tema rolli, et söötud arv, Palumets 33, Ainsalu 37, aga lihtsalt Ainsalu mängis ühe poole rohkem. Mis nagu näitab, et tegelikult Ainsalu nagu oli selles mõttes, ta oli nagu peidus natuke rooti või selline aga seal mingid head passid olid, mingid asju ta tegi, et mina annaks sellise rahuldab, mis ta on siis 3, aga tuna oli võit 3+. Ja oleks olnud 5, oleks 3-.
Sinjavski, kuule kohe 5. minutil, tema teenis selle punase. See mulle meeldis, see läbi jooks ja need asjad absoluutselt, et niimoodi võiks rohkemgi olla selline. Tal vastas oli, mis ta siin Rumeenia rõrliga mehes ikkagi jooksis ära, et saame Rumeenia rõrliga meestele hakkama. Mis siis veel? Sellised asjad mulle jäid meelde, näiteks 20 minutil üritas kuskil kastijoonet peale lüüa, lõi kaitsesse, 40. seal kuskil poole lõpus oli ka, et kastis sai päris heale kohale, ta ei saanud löögile, soperdas ära, teise poole ajal, kui see jõudis kasti, aga seal nagu ei leidnud kaaslast, siis kaitsest tuli üks, siis täistunnil oli ka, jõudis kasti, aga võttis ette, aga jälle see vastane jala vahele. Mida ma öelda tahan, on see, et sel korral nagu Sinjavski tõi näha, ta sai nagu palli, kui ta vahest saab ainult äärel, siis sel korral ta jõudis palliga isegi kasti. Aga ma arvan, et mu vanaema teab ka, et see Sinjavski hakkab oma paremat jalga otsima. Ma arvan, isegi mu vanaema teadis, et tule. Et ta on nagu see, et ta on nagu nii läbinähtav. Ja selles mõttes, vaat siin oligi, mida ma ennem Jakoblevi kohta ka ütlen, et tõesti need 1-1 ettevõtmised, et seal oli, enamus läksid tagasi, jah, jälle me jõuame, et otseselt polnud vaja, aga mine ja murra ükskord ka nagu vasakult äärelt läbi, mine otsa joone poolt läbi, teeni mõni nurgalöök võib-olla, et see, mis sa ütlesid, ongi, et ära ole nii üheülbaline, üksluine, ja koeg lähen sisse paremale, tahan löögile saada, mis seal blokeeriti ja et jah, varieeri, tee mõni tsenderdus, ongi, et variatsioonid mängus. Ühe turra võiks juhtuda selline asi, et ta näiteks saab kasti äärel palli ja ta tõmbab vasaku jala peale, paneb teravapalliga värava ette, või läheb jookseb täitsa läbi. What the fuck, aga ma ütlen, et sama siis nahutud, et ma ütleks, et pigem see, et kui sa jõuad sinna rasti, see tähendab, sa on ikka väga palju häid asju enne teinud, et sa kuudi jõudmine näitab tahet ja kõike seda. No aga see siin oli mingi võrdlus ka kuskil statistikat, nägin siis läbi parema ääre oli 19%, keskelt 81% ja läbi vasaku ääre 0%. Attacks by flanks and danger level. No ma vaatan, ta oli pildis, ta oli, ma ütlen, seekord ta oli minu meelest oli jah, ta oli kõvasti, see vasak äär oli nagu rohkem pildis. Mingil määral. Jah, aga tahaks veel ohtlikumat. Minu üks, mis me paneme, hea mäng. Teenis punase, aga nendest miljonist kastis lähistel saab, oleks oodanud mõni hea möödaminek, oleks võinud rohkem meelde jääda. Minu üks asi, mis ma olen hakanud Andres Ooper mõtlema oma lolli peada. Sinjavski, eks ole, ta mängib koduliigas kaitsjana. Küll vist peamiselt ma pead enne äkki parem kaitse, vahet ei ole, igast ma mängib allpool ja ta klubis tahabki mängida kaitsena. Ja meil on see Salist, eks ole, me oleme siin olnud, et ma ei tea, et Salist, et isegi mina vist järgmine edaspidegi harju, et Salist algkoosseis. Ja Schönin Larsen me oleme siin vahepeal olnud, et mingites, suurte mängijate, suurte tiimide vastu, et Iisrael tuleb, eks ole, juunis näiteks, et ma ei tea, kas Schönin Larsen uuesti. Kas kui sina tunnustatud treener, kas see, et minu see peas, ma tahaks näha Sinjavskit äärekaitsen, ja ma ei saa aru, miks ta on äärekaitsen, seal oli jälle see vastastel üliohtlik nurgalöögi ajal, üliohtlik olukord oli paarit meetrit mööda, jälle Sinjavski maras vastase teist mängu järjest kastis sellised suured apsud. Aga põrret, ta mängib Tšehhi liigas äärekaitsena, ma ei saa aru. Ma ei ole näinud seda Tšehhi liiga mänge nüüd, kus ta on seal äärekaitses olnud, ütlen ausalt, aga nii palju kui mina tean teda, siis ta on ründav mängija siiski. Tahab mängida kaitses, mõistad sa? Ennemgi nähtud, et ründes tullakse allapoole poolkaitsesse, et neid äärekaitsesse, aga eks transformatsioon peab siis olema kiirem, et sa pead ikkagi tundma, tajuma seda ohtu ka, et ma näen ka, et seal nii-öelda enda, ütleme, et mingid vahet tuleks kinni panna nii, et ei saa liinide vahelt sööta, et las lähevad vastased ümber sinu, nii et ma ei näe või ma ei ütle, et ta ei või seal mängida ja tema kiirused ja asjad on kindlasti väga positiivsed ja rünnakule toetus oleks positiivne, aga ma näen teda jah ikkagi ründajana ja ma ütlen, ma ei ole teda näinud paremas kaitses, ma olen näinud teda vasakus ründes, kus talle on vanasti meeldinud mängida. Et sina siis ei, et mina, kahju neid sõprusmänge nii vähe tänapäeval on.
no hirmsasti läheks vaja ühte. Tahaks näha, lihtsalt ma tahaks paljusid asju näha. Meil on ju see aasta on, et meil on järgmine asi on valikmänd Iisariga, valikmänd Norra, valikmänd Itaalia. Ma ei näe vähemalt, et ta koondisest saaks paremaks kaitseks või vasakkaitseks. Ma seda tõesti ei näe. Oi, ma tahaks näha. Ma tahaks näha lihtsalt seda. Ma ei usu lihtsalt, et enne hakkab sellise asjaga katsetama. Ma tean, et ma ütlen, et sõprusmängus, ma arvan, et isegi seal, ma ei usu. Ma seda ka ei usu. Minu mingi kiips. Lasta siis olla. 4-4-1-1 oli Eesti taktika, seda me ei maininud. Ründaja taga Mattias Käit, mis ta siis tegi. 3. minutil ülihea Eesti poolkiire. Lükka lihtsalt see pall siin Jaskile, kes on kõrval vaba. See oli ja ei lükanud. Aga 5 minutit hiljem keskväljal Eesti, Sappi võttis palli, jätti sinna. See, kuidas Sinjavski, see, kus ta punase sai, eks ole, no täpselt ühe puutega, kohe nägi, tegi super. 15 minutit taaskord seesama, mis ma rääkisin, Palumets võttis palli, hea see raudlöök, mitte hea löök. Halb raudlöök, kiirustatud. See oli jah. Tavaliselt lööb ta sellised ära ja hiljem lõigi. Siis oligi paar sellist pallijaotust selline vastas väljaku poolele, mis pärast olid sellised pallijaatused, kus siin joosti ikka paar korda poolkiiresse ka. Ja siis lõpuks Käit selles mõttes tõmbas ikkagi lõpetas mängu ära, et 70. minutil no see oli ülioluline värav, ütleme ausalt, et seis 2-1 oli, no sa nägid, et see närvilisus hakkas tekkima, vastane valdas palli, et no see 3-1 oli väga oluline värav meile ja see oli käidilik, selline mõnus kauglöök kasti tagant, et seda ta on näidanud meil varemgi ja seda sa tahad nagu number 10 täpselt, et ta on toetav, temal on see, et tal on lööki, tal on silma, tal on platsi nägemist, kõik on olemas, et sellel number 10 mängida, et see oli selline vana hea käidilik tegutsemine. No ütleme, sa võid need Virtari läpid siin ära teha, et mina ütlesin, et Käit ründajad ära, milleks aitab ja tuleb välja, et jah, täpselt, aga see ongi tänu sellele, et meil on allpool mängijad olemas, ütleme, meil on seal Soomets, Palumets, Poom, ma ei tea, vanasti oli Miller ka, praegu Miller enam seal ei ole, et meil on seda alumise poolkaitse koha peale mängijad, ehk me saame nihutada Käidi ülespoole ja ma arvan, et jah, sellises toetavas rollis nii ühele poole kui teisele poole, nii ründesse kui kaitsesse, see sobib talle. Mis mulle meeldis? Enim täpseid sööte või enim sööte, ütleme siis, meeskonnus Käit. Et meil on olnud siin nüüd pikalt on olnud alati keskkaitse, väravad. Siis on need alumise poolitud, siis on äärekaitsjad ja siis on me tõdeme, et näed sinna pall sinna ette üldse ei jõudnud ja Iisari vastu olgem ausad, Käit ei sidunud seda mängu hästi. Aga seekord ta leiti, ta sidus seda mängu ja selles mõttes ma Käidi puhul, raske on siin mingid, ma päris viite ei saa panna, sest et siin mingid sellised poolkiirest need passid peavad siin Jaskil kohale minema. Et see, aga no ma annaks ikka 5- ära. 5- on kindlasti, selle 5- on kindlasti. 5 annaks nagu ära selles mõttes, jah. Palumets oleks tõenäoliselt olnud, Palumets liiklus seal 60 söödu tempos, Käit pani sulle 45 söötu. Et mida ma öelda tahan, et no aga see oli sellepärast, et nii kaua kuni Palumets oligi temal see ruum seal all, kuna meie hakkasime suruma, siis sinna tekkisidki ruumid läbi, mida seda oli vaja ära kasutada. Tänu sellele sai ka Palumets rohkem sööte, ütleme siis niipidi. Käit tuli ka mingil momendil isegi minu silmis liiga alla palli küsima, et seda ma ei saanud aru, et kas nad tahtsid muuta, aga õnneks mitte. Aga seal oli neid olukord, see keskväli selles mõttes roteeris korralikult, et Käit vahepeal oli alumise Mainsalu kõige tippmisem, et see trio kolmnurk, et sellega sai mõõdukalt hästi hakkama, et ühtegi vist ei, aga ütleme nii, et see oli võtmetähtsusega see 3-1, et selles mõttes juba sellega tõuseb hinne, et kui seda ei oleks tulnud, ma ei tea, kas me oleks võib-olla võinud hullemini minna. No nii. 2 väravaline edu taastada, see oli väga, väga hea. Jah, see on täpselt see, mida sina Käitist lootsid ja said ka. Täpselt. Rauno Sappinen,
kuule, super värav ju, seal pall põrkas väravisse, kuule, sa sellist, mida see värav? Mis see tegi seal? Kuidas sa niimoodi enda... Oota, räägime siis ära, pole näinud. Okay. Sapinen sai vist 4-5 meetrit kuskil pall, ta mina ei teaks peast õlas. Nurga löögis väravahi eest, tal oli markeerija sellest, ta sai peaga löögile ja väravaht oli meeter värava sees ja püüdis sülle, mitte isegi käed ees, et hoian piirilt väljas ja ma saan aru, et sa astud sammu tagasi, et võita seda reaktsiooni aega, aga no kuulge. Kui ma oleks rahvaliigas väravast nii teinud, ma oleks mõelnud, et ma ei peks oleks saanud. Ma räägin valet seal, ma tahtsin sõimata, mis asi see oli? See oli meile kingitus ja jälle vajalik Sapile ja kõigile ja meile, et aitäh väravaht, aga ei, Sapi, seal midagi vist teda veel kutsuti ennem seda korrale ka, et aga kõige, ütleks, Jakovlev on lühem, kõige lühem ja väravas kastis peaga löögile. Palume, et sa head nurgalööke. Ei, no see mõttes, et seal see pall võiters ole, Sapinen ei ole maailma kõige pikem mäng ja seal naljakal kombel, et miks see väravad sinna vahele ei läinud ja nii edasi, aga ei, aitäh. Mis siis Sapinen veel, see punase olukord sai selles, et Sapikeri suutis selle palli keskväljal võita, eks ole, et see pikk ette, et mina nägin, et Sapinen on altrossis, ma mõtlesin, et kurat, kas see pall jääb siin ikka ja püsime, et ta ei ole veel päris vormis, kindlasti mitte. Oi, sinna me alles jõuame, raiske või aga ta ikka teeb neid häid asju ja selles mõttes võib-olla tõesti Henn ütles hästi, et arvestades seda väljakut, neid mahapööramisi, et see valik oli hea. Mingil momendil korra oli, et kas juba võiks välja vahetada ja panna värsked jalad sisse, siis vahetati ja siis tuli kohe värav meile hoopis vastu. Oli neid olukordi, eks ole, üks vist oli see, kui oli sulus, aga ta ei teadnud, et on sulus. Oli see, vaata, kus ta mängis selle väravahist mööda, tühi värav oli ees ja vaatas seal otsis, et kas seal taas on välisküljega täiesti mööda. See oli kaetud asi. Aga jah, see, kui me nüüd jälle leiame selle negatiivses, siis see 1-1. Ja sinna ma tahtsin siis enne seda, sellest 1-1 sa võid ka rääkida. Ja siis paar korda sai kastis heas koos palli, aga ta ei suutnud vastasest mööda nagu... No see ongi veel, et ta ei ole veel päris vormis. Veel ei ole, aga küll ta jõuab. See räägi sellest, Andres Ooper, sa oleks mandnud... Me just ise vaatasime ja mõtlesime, et mis võis minna nagu vastasel nii valesti, et kas sa nagu olid riietusruumis nagu nii fookuses oma mingitele asjadele, et sa unustasid nagu standardid üldse ära, et üks mängija on sul vähem või et kuidas on võimalik, et nagu see nii-öelda kaitse, et sul oli pikk out vist oli või mis seal oli mingi standard, et mis jõudis kasti ja kuidas siis sai Jakovlev selle klaarida nii ilusti sööduga ette Sapineli 1-1 peale. Ütleme nii, et ründajana ma ise vaatasin, et sa saad juba seal nagu mööda, sa teed kavalalt, et nüüd oleks võinud olla see löögi pette enda alla ja seal on mitu asja, et kahjuks et selle 1-1 oleks pidanud paremini ära lahendama ja oleks mäng tõesti lukus olnud. Kas see sellises olukorras peab ründaja tõmbama sinna kaitsi ette, eks ole? No see on nii ja nagu Sinjavski tegi, see on ka optsioon, sa jooksid sinna enda tugevama jala peale, parema jala peale, no ma ütlen, seal on nii palju asju, võib-olla Sapineni peas käiski nii palju asju läbi, et oli terve pool väljakut aega joosta ja mõelda, et see vahest võib-olla ei olegi hea, kui on see, et pall kukub sulle ette ja saad lihtsalt lüüa. Et kahjuks see, et jookse kas või väravahist mööda ka, et seal on palju asju, mis oleks võinud teha ja seal nurk oli vaba ja löö varem ja et sellest ei ole mõtet rääkida, mis optionid seal tal olid, aga jah, oleks pidanud ära lööma. See on jah kindel ja Sapi tavaliselt ma arvan ka jälle, kui oleks heas vormis, ta lööks selle ära. No see minu muidugi see on üks asi ka, et Atselliga on muidugi see asi. No sul on aasta vahele jäänud. Et mis sellel juhtub? On see, et sul rapsub plahvatus ära. Et mina olen natuke mures. Ma ütlen ausalt lihtsalt selles mõttes, et see Sapinen, mida ma tean, et vanasti, kui ta sai kastis palli, eks ole, siis hops-hops, kaks sammu sai peale löögile ja ta jooksis need vennad paremini ära, et ma loodan, et see tuleb tagasi. Ma arvan, et tuleb, et selles mõttes ma olen näinud ka teda nagu nii-öelda vormis ja mitte vormis, et kui me veel treenerite tiimis olime ja seal on ka, et kui ta ei ole vormis, siis võib-olla mingid asjad ei õnnestu nii hästi, et praegu on ka hooaja algus, siin on need erinevad väljakutüübid, praegu tuled Eestist kunstmuru pealt, nüüd olid selle, et seal võivad ka need jalale mõjuda, et ma nagu üleliia mures ei oleks, et anname talle lihtsalt aega ja küll ta kogub vormi, küll
küll ta juba on tulnud neid väravaid nii Eestis kui siis nüüd ka koondises, et kas 4+5 värav oli, et selles mõttes, et no värav oli, et siis ikkagi alla 5 ikka ei anna. 5-, ei no see ründe loodika. Ja Tamm sai 66 platsile, Martin Miller 87, ärme innet anna, sest sul on ta kohe varsti kiire. Et igast mida kiidame, ise nüüd ju vastased lõid 2-3 ära, siis nagu palli suudeti ees hoida, suudeti see mäng maha tappa, jumal tänatud, ma olen oodanud, ma jäängi seda, naisi mida eestlased ei oska, kurat, enam-vähem. Ja me nagu ei võtnudki nagu mängu kokku, et see kõik nagu oli kuidagi algas meile nii soodsalt, et kõik need asjad, et oleks midagi teistpidi olnud, et võrdne võrdsega, ma ütleks, et Moldova mehed näitasid tehniliselt paremat kohalolu ja selle väljakuga nagu valmisolekut, et okei, on see nende koduväljak ka ja võib-olla see ilm ja asjad soosivad neid rohkem kui meid, aga jah, me võtsime selle vastu, me saime oma 3 punkti, see lõpuks loeb. No mina olen ainult üks asi, millel ma rahul ei ole, on see 5-15 minutit, eks ole, minu loodika on üks Eesti on 2-0 ees, siis ei saa oodata väga teravust asja, et see on psühholoogiliselt, sa oled 2-0 ja me... Ja sul on kogu maailma aeg on sul olemas, et lüüa neid väravaid ja nii läks, täpselt see plaan oli ju 2-0, et jah. Et võite, et selles mõttes super. 3 punkti. No Eestil siis värata vahe 4-4, 2 mängu järel, mis nii viga elada. Ja siis meid juunis ootab Iisrael kodus, ja Norra kodus. Norra siis võitis 4-2 Iisrael, et Norra... Vaatasin seda mängu ja seal olid ikka need Sorloth ja... Palju nad seekord lõits? Lõi seal üks, lõi seal teine. Et seda Norra mängu natuke isegi siin ennetalt kartar. Ja ma ütlen, et kodusele valik Jatnale, eks me peame siin sellise tugeva 4+5- andma, et Haaland lõi ainult ühe ja Sorloth ainult ühe. Ma ütlen, nõrk päev. Seal oli raiskamist oli ka, aga ja Iisrael lõi tagasi, see oli, et nad näitas, et on võimalik neile väravaid lüüa küll, et lihtsad vastased ei ole. 4-2 selles mõttes Petlik. Ödegaard murdis seal löögil, aga ebaõnnestus. Petlik 4-2 selles mõttes, et see Petlik, et see Tats see üks Tats löödi 90+2, ja, seda küll, aga ikkagi. Aga mis ooper, 5-, ei, paneme 4+ vist hea, mitte väga hea tähendaks juba. Ja selles mõttes jah, kui oleks viigiga Iisraeli vastu, siis oleks kindlasti väga hea, aga sellega 3 punktiga võib kindlasti rahul olla. Jah, meil on mul rohkem märkmeid siin ei olegi, et lubasime, kell saab kohe 11, meil Parda tänav stuudios, see oli Truusa Andres Ooper, siis jooksed nüüd. Jalgpalliliitu, et ja siin on Marse pidupäev, tort. Kas on, kui on koondis võidakas, Jalgpalliliidus on ka mingi selline tort, ootavad sind šampanjad, ei ole sellist suurt praasnikut kohe otsa. Vaatame, kui kellegi sünnipäev on. Sünnipäev, et see Eesti võitis. Viimati ma ei tea, et amet punktimängus... Kus juures on täna? On, sünnipäevaliste tähistamine on. Kui isand Voolaid õhtuleis ei eksinud, siis Eesti viimati see punktimängus või üleüldse võrsil võidu. 2017. Jah, täpselt. Mis on 2017? Ma räägin isegi veel varem oli seal... Gibraltari vastu Tamm Kübar 2017. Ma ise kus sa olid aastal 2017? Treenerite pingil. No siis oli, kus Tamme panime ründesse ju. Ja enne seda ma juba nägin kuskil artiklis käis läbi, vaata seda, kes siis lõi värava ja võitis. No võt, kuule. Et siis me mängisime Andorra vastu 1-0. No mõtlen, see võõrsil võit, see on ikka suur asi Eestil. Tead, paneme Atnale 5-, mitte 4+, et tegelikult me ei ole ammu võitnud võõrsil 6 aastat möödas, et ma ise ei mäleta, mis ma 6 aastat tagasi, või mis 6 aastat, 8 aastat tagasi. No õigest, see oli nii ammu, et arvan, okei, ära. Mine siis torti sööma, see oli seekordse hindad ja kuulame taas siis, kui Eesti jalgpallis midagi juhtunud on. Ma eeldan, et järgmine nädal, et siis võib-olla saab vaadata. Topeltort tuleb ka kohalikus jalgpallis. Seda rõõmu juba laupäeval
on vist miljon mängu ja kolmapäeval, et jalgpall tuleb tagasi Eesti uudismurudele eladu. Tuleb 14 kraadi nädalavahetusel sooja, muruväljakud tehakse korda. Ja ei, siin vist on, et varsti juba on, nendest asjadest saab rääkida, muidu jääti täitsa hiljaks. Ütle siis kuuled nägemist, siis ma panen rolli ja siis saaris vaikust, nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.